Tere! Ma juba mõtlesin, millal nad tulevad. Tere! No siis on vaatajaskond ka. Suur aitäh sulle ja edu ja seda kindlameelsust ja rõõmsameelsust oma töös ikkagi jätkama. No praegu tuleb tõppea. Aitäh sulle. Nii tulid Haridustöötajate Liit ja Luminor Bank täna hommikul Järvamaal pisikesse Imavere kooli, et anda üle auhind sealsele kooli liikumisõpetaja Taiga Laurile. Ma arvan, et haridustöötajad, õpetajad on ühed olulisemad kogu meie ühiskonna jaoks, kes panevad väga suure alusele, kuidas meie edasi toimime, mis meist saab edasi. Ja Taiga on andnud suurepärase panuse, et hoida kogu ümbruskonda, mitte ainult ühte kooli liikumas ja süstib neisse positiivsust. Milline õpetaja on Taiga Laur? Õpetaja Taiga on hea südamlik, soe, abivalmis, mitmekülgne ja alati paneb oma õla alla sinna, kus on vaja. Õpetajad ja õpilased armastavad teda, tema tegemisi, ettevõtmisi ja lähevad alati tema väikeste hullustega kaasa. Nii et ta on tõesti super, et Kriimselm, kellel on 9 ametit. Luminori ja Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatud konkurss osutus ka väga menukaks. Kokku laekus 273 lugu haridustöötajatest, kellest žürii valis välja 15 finalisti. Nende seas toimus rahvahääletus 5 regioonis. Südamega hariduses, et just selliseid lugude kaudu, et inimesed, kes tunnevad, et haridussektoris olnud inimesed on oma tegude, oma tegutsemise, oma mõjuga just seda inimest siis mõjutanud, et võt selliste siis suurepäraste näidete, nagu siin antud juhul siis Taiga on, et oma märkamine, oma tegemine rohkem, kui temalt nii-öelda oodatakse enda ameti juhendi järgi ja igapäevatöös, et võt see on nagu see, mis selle konkursi nii-öelda just eriseks tegi. Ja esimest aastat me seda tegime ja ikkagi peaaegu 300 siis nii-öelda siis esitamist oli ja selle käigus oli ikkagi väga keeruline neid võitjaid välja sõeluda. Kuidas Taiga üldse silme jäi? Kogu oma olemusega. Sellest võttest, et kui lugeda tema kohta käivaid tagasisidesid, siis need tekid kohe südame soojaks. Siin on näha, et ei ole ainult treener, ei ole ainult spordi edasiandmine, vaid see panus, kuidas võtta need lapsed, olla rahulik, mitte näha probleemi lastest, kui on ka mingid käitumuslikud mured, vaid lasta neil olla, toetada neid ja tuua sellest välja. Et see on mitu sammu rohkem, kui me ühelt õpetajat lihtsalt ootaks. Südamega hariduses, seda võib õpetaja Taiga kohta öelda kohe kindlasti, sest tema sõnul on teda tunnustatud läbi aegade lausa 12 suurema tiitliga ning väiksemaid ei jõua ta oma sõnul kokku lugedagi. Eelkõige ma olen väga liigutatud, ma olen väga rõõmus ja õnnelik, et mind ümbritsevad sellised hoolivad ja toredad inimesed, sellised noored, minu sõbrad, kes siis minust hoolivad, mind austavad ja ka rohkem polegi vaja. Õpetaja ametit on Taiga Laur pidanud alates 1988. aastast. Mida on rohkem? Kas rõõmu või muret? No viimase ajal ikkagi on rõõmu ja tegelikult läbi aegade on ikkagi rõõmu olnud. On selge see, et selliseid väikseid selliseid kribasi tuleb ka ikkagi sisse, kus tuleb natuke nutta ja natuke vaadata teistmoodi elule, võib-olla ka oma otsustele ja proovida mõista siis neid tänapäeva noori. Et ütlen, et iga aastaga läheb natuke raskemaks, sest eks meil see põlvkondade vahe järjest suureneb. Et minu sünniaasta on midagi väga kauget praeguse laste sünniaastatega, kellel ma tunde annan. Aga ma proovin ajaga kaasas käia ja olla kaasaegne õpetaja. Kas te olete selline õpetaja, kes tuleb igal hommikul kooli ja sära on silmis? No enamasti ma püüan seda teha. No sellel aastal esimest korda, kas ja kui palju me saame juba tulevikust rääkida, kas on plaan ka järgnevatel aastatel midagi analoogset ja või samasugust teha? No praegusel hetkel igal juhul tõesti see tagasiside on positiivne olnud ja me oleme tõesti ka näinud siis Eesti Haridustöötajate Liit ja Luminor, et meie koostöö on laabunud, nii et me nüüd võtame kõigepealt selle korra nüüd ilusti kokku ja siis loodetavasti ikka sammume edasi ja saame ka järgnevateks aastateks midagi samaväärset korraldada.